Ometi kord oli ilmateatel õigus ja Eestit tabas korralik lumetorm, millest pole tükk aega nähtud. Autod jäid keset teed, lumme kinni, tuli aidata üksteist välja lükata. Hea kui jalakäijatel oli neid triikraud taskus, sest tuul oli ka päris tugev. Kuid tänaseks on maru vaibunud. Võib rõõmuga kuulutada, et need, kes ei muretse, kuidas oma autot lume alt kätte saada, on hoopis võtnud kelgu ja kuulutanud avatuks Tartu kelgutamishooaja. Siia Kassitoomele, traditsioonilisse ja kõige paremasse kohta, on kogunenud oma paarkümmend inimest. Mäest allalaskmiseks sobivad väga erinevad vahendid. Tublimad on kaasa haaranud värvilised kelgud, aga sama hästi sobib ka traditsiooniline plastmassist pepulaud või ka lihtne poekilekott. Peaasi, et rõõmu kauemaks jaguks ja liuk pikk tuleks. Kuidas liuk oli? Väga tore. Ma vaatan, et nüüd oled kilekoti välja võtnud, et arvad, et sellega on parem kui kelguga? Ei, kelguga on parem, pikemalt jõu saab, aga kilekotiga on ka lõbus. Sa saad kaugele sellega. Kas see kiiva ei kisu see kelgu? See on kisub natuke. Kuidas püsti jäetud selle kelgu? Või äärtest kinni. Ja äärtest kinni, on ka surmu aega. Mäest alla liuelda on muidugi suur rõõm, kuid palju raskem on mäest taaskord üles saada, sest et nõlvad on juba suudetud libedaks sõita ja teinekord läheb ka kelk kummuli ja on oht mõni tubli sinikas endale saada. Pisematel on muidugi emmedissid kaasas, kes aitavad kelgu taas üles vedada ja puhuvad ka peale, kui on ära löödud mõni koht. Kas on tütre jaoks täna esimene kord kelgutada? Oi ei, täna on sellel talvel teist korda. Ei karda? Ei karda, vastupidi, talle väga meeldib. Aga ometigi sõidate niimoodi ettevaatlikumalt ja poole mäe pealt esialgu? Ei, me lasime tegelikult ülevalt poolt ka, aga allpool on nii ära sõidetud künkad on, et siis on valus juba. Tundub, et osadel on juba esimesed õnnetusedki juhtunud. On märgata paali pooleks läinud plastist istumislauda ning ka ühele kelgule tuli just mõra sisse. Aga mis seal hullu, kuniks veel istumise alla mahub, see nii pole häda midagi. Et praegu olete pojakelgu peale sättinud, kas endal ei ole tahtmist alla lasta? No enda jaoks vist on natuke liiga vana juba, et natuke raske ka selle kelgu jaoks. Siin tuleb erinevaid trikke proovida, küll eestpidi ja tagurpidi ja... Ega need kelgud on sellised imelikud, et ei sõida otse, siis tuleb igatipidi proovida. Et disain on küll vägev, aga ei sõida otse kuidagi. Tundub siiski, et minu eelne tormikartus oli enneaegne, sest vapramad tõmbasid karupüksid selga ja tulid juba siis kelgutama. Ka kõige pisemad, sest sellist võimalust ei saa ju ometigi mööda lasta. Ja kui taaskord ilmateadet uskuda, siis seda rõõmu meile jagub veel paariks päevaks, sest juba neljapäevaks lubatakse suuremaid soojakraade. Kellel vähegi aega, tulge läbi. See on tõeline ja mõnus Eesti talvetunne. Jätka.